Kaljurand, skertsokokoosal esitab Agu Verga Plaasi, õpetaja Mart Laasi tšelloklassist, klaveril Signe Hiis. põhikooli lõpetajate lõpuaktusele. Meie oleme täna saatuse juhid Lillemar ja Marta ning loodetavasti tuleval aastal samal ajal seisame meie ka siin laval lõpetajatena. Armsad 9. klassid, oleme teie üle väga õnnelikud. Olete jõudnud ühe väga tähtsa etapi lõpuni. Palju õnne teile kõigile. Meid 8-ndikke ootab see pidupäev alles ees. Pidupäeva puhul on sõna Tallinna Muusika- ja Balletikooli UBA direktoril Piret Lipsil. Kallid põhikooli lõpetajad, lugupeetud lapsevanemad ja head õpetajad. Täna me anname UBA põhikooli lõpetajatele kätte ühe tähtsa paberi.
põhikooli lõputunnistusele. Palju õnne teile, põhikooli lõpetajad! Aga tegelikult ma tahan teile rääkida sellest, mida paberil kirjas ei ole. Paljud teist jäävad Mubasse edasi. Te jätkate gümnaasiumis või kutseõppes. Te jätkate oma erialal, te lähete edasi sama teed, mis on teid siia toonud. Meil on selle üle siiralt hea meel. Me näeme teid sügisel taas ja me ootame teid. Osa teist läheb edasi mujale. Mõni jätkab teises koolis, mõni ei seo oma tulevikku enam muusika ega balletiga, vaid valib hoopis teise tee. Ja just ka teile tahan ma täna öelda. Te lähete siit rikkamana, kui te praegu ehk ise aimate. Kas te nüüd jääte või lähete, teile kõigile tahan ma öelda. Selles koolis ei ole te saanud ainult põhiharidust. Te olete saanud midagi, mida paljudes koolides ei õpetata. Te olete õppinud tegema tööd. Päris tööd. Seda, mis nõuab kordamist, kannatust ja pingutust ka siis, kui kohe kõik ei õnnestu. Te olete õppinud keskenduma nii, nagu vähesed teie eakaaslased oskavad. Te olete õppinud, kuidas võtta midagi keerulist, midagi tõeliselt rasket ja harjutada see selgeks. Samm-sammult, takt taktilt, päev päeva järel. See oskus ei jää pilli juurde ega balletisaali. See läheb teiega kaasa. Ükskõik, kas teist saab arst, insener, õpetaja või keegi, kelle ametit pole veel olemaski. Inimene, kes on õppinud harjutama, oskab õppida ükskõik mida. Ja see annab teid elus edasi. On öeldud, et lastele saab anda 2 püsivat kinki. Juured ja tiivad. Ma loodan, et just seda see kool teile on andnud. Juured. See on töökus, distsipliin, see kindel põhi, mis jääb teiega ka siis, kui kõik muu ümberringi muutub. Ja tiivad. See on julgus minna, oma teed otsida, lennata sinna, kuhu süda kutsub. Ja veel üks asi. Kas te jääte muusika või tantsuteele või teete midagi muud? See eriala, mille te siin olete omandanud, ei lahku teist kunagi päriselt. Te peate andma endale aru, et see tase, mille te olete saavutanud oma erialas, on oskus, milleni inimesed tavaliselt ei jõua mitte kunagi. Teie enda valik on, kas te selle konkreetse oskusega midagi edasi teete, aga uskuge mind, muusika ja tants ei jäta teid kunagi päriselt maha. Ka see, kes paneb pilli aastateks nurka, leiab ühel päeval, et see ootab teda ikka veel, nagu vana sõber. Mina loodan, et teie oma pille ja susse nurka kunagi ei pane. Niisiis, kallid lõpetajad, olgu teie tee siit edasi Mubasse või maailma, te lähete siit tugevatena. Hoidke oma juuri, kasutage oma tiibu ja ärge kunagi unustage, mida te siin õppisite, et ilus asi sünnib tööst ja et raske töö tulemus teeb meid kõiki õnnelikuks. Palju õnne teile kõigile! Suur aitäh teile, kallis direktor. 9. K-klassi nimel saab sõna Agu Ergan-Laas. Kallid õpetajad, vanemad ja klassiklaslased. Kui ma käiks koolis Kiire ja Tootse, siis saadaksid praegu mu vanemad taluperemehed mind 16-aastast põllule hobuse ja adraga kartuleid mõrdama. Aga meie tänapäev on teistsugune. Meie vanemad saatsid meid Viini, Riigiooperisse Mozarti ooperit kuulama. Belvedere Lossi Klimti, Monet, Van Goghi, Davidi maadevatuna. Suurlinna elu tunnetama. Need on kogemused, mis avardavad maailma ja kujundavad inimest, kuid mis ei olnud meie vanemad 9. klassi lõpetamisel mõeldanudki. Me oleme sündinud teistsugusesse aega ja meil on sellega midagi rohkem, kui me ehk ise praegu mõistame. Üks küsimus vanematele. Kas
Kas te teate, kui pikk aeg on kohe? Usun, et osad teist kuulevad seda kohe üsna tihti. Seega täname igapäevase toe eest. Aitäh teile, vanemad, et te olete olnud meie kõrval nii suurtes kui väikestes hetkedes. Aitäh, et te olete meelde tuletanud, et Piil ei harjuta ennast ise. Aitäh, et te olete aidanud meil koolitöid teha, meid toetanud, julgustanud ja vahel ka lihtsalt ära kuulanud. Ja aitäh, et te olete näinud vaeva, mida meie vahel ei märganudki. Siis, Arno ja Tootsi koolis oli üks õpetaja ja köster. Meie koolis on erialaõpetajad, klassijuhatajad, üldainete õpetajad, kontsertmeistrid, tugipersonal, sööklapersonal, kõik heaks isegi üles lugeda. Nad kõik loovad iga päev ruumi, kus on võimalik kasvada. Ruumi, kus teadmised muutuvad oskusteks, oskused enesekindluseks ja enesekindlust julguseks astuda järgmine samm. Kas me oleme neile alati tänu avaldanud? Ilmselt mitte piisavalt. Sellepärast ütlen täna kõigile õpetajate nimel. Aitäh teile kõige eest. Ja suur tänu meie kahele klassijuhatajale Taimi Randmale ja Piret Pilvikule, et nad suutsid need aastad, kõik need aastad neid välja kannatada ja toetada. Aga hea, siis lõpetuseks. Kui Arno isaga kooli jõudis, olid tunnid juba alanud. Kui Arno käiks meie klassis, oleks kohe klassi aftudest kõlanud küsimus, et ja kus sina siis olid? Pean ütlema, et on olnud väga 9 aastat teiega. Ma ei oleks esimeses klassis ette kujutanudki, et ma leian teie seas nii palju sõpru. Kõik need klassireisid, mis meil aastatega on olnud, oleks kaugeltki nii lõbusad olnud, kui teid ei oleks seal olnud. Et aitäh teile nende lõbusate mänguõhtute eest ja reisidel nende kaardi- ja maffiamängude eest. Ja kuigi 5. klassist alates on meie klass alati jaotatud 8 või enamaks rühmaks, oli siiski alati üks hetk koolipäevas, kus sai näha teiste rühmamasid ja selleks oli söögivahetund. Siis sai jutte räägitud ja kutsetud. Nii et ma tänan lõpuks ka teid, oma klassikaaslasi, nende 9 suurepärase kooliaasta eest. Ja saatku teid edaspidises elus õnn, isegi neid, kes siia kooli ei jää. Aitäh! Suur aitäh! 9. PR klassi nimel saavad sõna Pärli Pääske ja Kadriin Palu. Kallis koolipere, lapsevanemad ning pealtvaatajad. 9 aastat kohustuslikku kooliteed saab täna lõpuks läbi. Meie balletikud kohtusime 5. klassis vanas balletikoolis Toompeal. Oleme koos suureks kasvanud. Selle 5 aasta jooksul oleme läbi elanud kohutavalt palju. Nagu kõik erialad siin koolis, esitab ballett tohutult väljakutseid ja mitte ainult füüsiliselt. Meie klass on rikas erinevate rahvuste, keelte ja kultuuride poolest. Kirju seltskond, kes igaüks jääb millegagi meelde. Alex jääb alatiseks meelde kui meie 8. klassi jõuluetenduse jõuluvana. Ksenia on alati värvikas, kas meeleolu või tihti vahetuva värvi, juuksevärvi poolest. Adrianal on tihti tundides kaasas termos, millest saab maitsvat teed juua. Pärli on iga päev heas tujus ja rõõmus. Androl on sageli midagi naljakat öelda, mis tõstab pikal koolipäeval tuju. Jaroslav üldiselt mõtleb ainult džässist ning enamasti kannab koolis ülikonda. Artjom on lisaks headele trummioskustele ka tark matas ja geograafias. Günesh on vaikne, kuid alati naeratab ja ütleb piisavalt tere. Kui jah ja balleti ei tantsi, siis leiate ta ühikast kaarte mängimast või kuulata omaette Katy Perry muusikat. Eliise on väga vastutulelik. Kui kirjutad klassigruppi abipalve, et keegi saadaks matemaatikareeglite ühitust foto, siis Eliise on alati esimesena abiks. Karoliis on Saare Piigale kohaselt alati rõõmus ning teeb palju nalja, kuid teda ei tasu ka närvi ajada. Alina on lahke ja tal on iga koolipäev väga kenad riided.
Meribelliga istume matemaatikatunnis ühes esirea pingis ning koos on olnud palju lõbusaid hetkeid, kuidas saame raskeid hetki üle elada tunnis. Kadri on alati kõige entusiastlikum organiseerija. Marta on kõige truum pinginaaber. Isegi kui õpetaja kontrolltöö ajal telefonid ära võtab, tal on omad nipid varuks. Suurim tänu meie klassijuhatajale Ingale. Ta on meie ees seisnud, kui on vaja. Samas ütles ta meile juba ammu, et leiaksime ise lahendusi, kuna me oleme suureks kasvamas ja peame ise seisvuma. Ning sellega paluksimegi siia enda klassijuhatajat Inga. Meil on klassi poolt enda klassijuhatajale kingitus. Elagu tants, elagu muusika. Aitäh! Head üheksandikud, teie teekonnal siia on teie kõrval olnud palju inimesi, kes on olnud teile toeks. Veel enne tunnistuste kättesaamist on sõna teie klassijuhatajatel. Palume lavale klassikasuuna 9. klassi klassijuhataja Taimi Raudmaa. Mu kallid putukad. Armsad vanemad, sõbrad, õpetajad ja muu juhtkond. Mulle öeldi, et tänase kõne jaoks on ainult 1 minut aega, aga nagu ma aru saan, siis kõik reeglid siin koolis ongi rikkumiseks. Enne kui ma veidi meie ühisest ajast räägin, siis tahaksin tänada 2 inimest, tänu kellele minust üldse teie juhataja sai. Mu kallid Maria Tänav ja Piret Pilvik. Ma olen teile südames tänulik selle otsuse eest. Te ei kujuta ette, kuidas te mu elu muutsite. Ma olen selle viimase 4 aasta jooksul mitmeid kordi kuulnud küsimust. Taimi,
kuidas sul läheb ja kuidas sa jaksad? Sul on ju nii raske klass. Ja iga kord, kui ma seda küsimust kuulen, siis ma salaja pööritan silmi ja mõtlen, et mis mõttes raske klass? Mul on olnud raskeid hetki, hulganisti magamata öid, keerulisi vestlusi, eriti lapsevanematega. Aga meil on keeruliste õpilaste asemel hoopis hoolivad, andekad, töökad, ilusad, mitmekülgsed, suurepärased noored inimesed. Aitäh kõigile, kes mu noori õpetasid, välja kannatasid ja tagant utsitasid. Tänu teile jõudsid nad täna kõik siia lavale. Olete mulle kallid. Suur aitäh! Ja nüüd ongi see suur hetk käes. Tunnistuste kättandmiseks tuleme lavale direktor Piret Ripsi, õppejuht Jana Pääske ja klassijuhataja Taimi Randma. Nii. Lõpetavad põhikooli kiitusega lõputunnistusel. Marta Meivalu, kiituskaart väga heade erialaste tulemuste eest. Margit Likutaita, kiituskaart väga heade erialaste tulemuste eest. Margaret Truve. Stefan Ilves, kiituskaart väga heade erialaste tulemuste eest. Afrodite Helene Jakob. Veronika Jõlkova. Aksel Järvelaid. Leandra Kalf. Maria Kapten, kiituskeelne eriala ainetes. Rebecca Kaupler. Kaira Kiilberg. Liisi Kokkar, kiituskaart erialate tulemustel. Loone Trigu ning ka kiituskaart väga heade erialaste tulemuste eest. Mattias Kruusmaa. Kertu Makko,
kiituskaart väga heade erialaste tulemuste eest. Agu Erkan Laasil kiituskiri erialaainetes ning kiituskaart väga heade erialaste tulemuste eest. Wish come true when you wish upon a star. Makes no difference who you are. Anything your heart desires will come true when you wish upon a star. Like a bolt out of the blue, fate steps in and sees you through. When you wish upon a star, your dream wishes upon a star, your dreams they come true. When you wish upon a star, dreams they really, really do come true. Vaatan teie poole ja näen erakordseid noori inimesi, kes on suutnud oma koolitee jooksul ühendada kaks maailma, akadeemilise ja loomingulise. Selle loomingu ja akadeemilisuse vahele pidi mahtuma ära matemaatika, eesti keele, ajaloo, eksamid, kõik see. Keegi naljad ikka on öelnud. Balletitantsijad ja muusikud on nagu matemaatikud. Muudkui loendat teie pidevalt 1, 2, 3. Sooviksin teile kaasa kõlavat kirja. Ilma kireta on tants vaid sammude jaga, muusika vaid noodid paberil. Pange igasse liigutusse ja helisse oma hing. Maailm pakub teile palju erinevaid rütme, kuid teie leidke üles oma, mis paneb teile silmad särama.